Tere ka minu poolt. Väga tore on näha, aga samas kahju, et muidugi, et väga paljud inimesed praegu tundub, et välja lähevad. Mina olen Martin, töötan Riigikantseleis veel ja räägin sellest, kuidas tegelikult see Eesti kogemus, et kui võib-olla natukene linkides eelmisesse paneeli, et jutt oli hästi palju sellest, et kuidas pandeemia on nagu tööd muutnud ja elu muutnud ja ühtlasi oli juttu sellest, et mis võiks olla siis järgmine liigutus Eesti arengus. Siis mina räägin täna lugu iseendast ja pandeemiast ja see, mis on Eesti riigis ja maailmas siis nüüd nagu juhtumas. Ja laias laastus hästi lihtsustatult enne pandeemiat oli mul 170 lendu aastas ja siis järsku oli nagu nulli peal. Aga natukene aega enne pandeemiat ma sattusin nagu hängima Genfis, kus on erinevad ÜRO akronüümid, ma nimetan, erinevad organisatsioonid, seal on neid hästi palju, tegeletakse suhteliselt laialivalguvate ja ütleme, piirideta asjadega. Et kunagi, kui ma Kersti Kaljulaidile tegin nagu briefi siis nendest asjadest, siis ta ütles väga hästi, et vaata, aga Euroopa Liidul on selged piirid, nii geograafilised kui mandaadi lõikes, aga see ÜRO asi, et see on nagu päris suur ja lai, et nagu raske on nagu näppu peale panna. Aga minu jaoks see sama pandeemia tegelikult oli suhteliselt mõnus, sellepärast, et ma jätsin kõik need lennujaamad ja hotellid ja muud asjad vahele. Suurim isiklik võit, jällegi eelmise paneeli jätkuks, oli, ma ostsin endale siukse, nagu ma nimetan ise seda steroidide lendlikepiks, mis on põhimõtteliselt moblagüroskoop ja samamoodi nagu ennem Taavi rääkis, et ükskõik mis asendis sa saad teha neid koosolekuid ja ettekandeid ja tõepoolest elukvaliteet läks üles, eriti kui sa töötad nagu globaalselt ka bürokraatidega ja tehnikutega, siis hästi palju on seal ikkagi aja raiskamist. Aga nagu seda tüüpi tööd on võimalik ikkagi massiivselt efektiivsemalt teha. Aga täna nüüd jõudes teemani, ma tahaks rääkida teile ühest globaalsest algatusest, mille nimi on GovStack, või siis ütleme, otsene tõlge oleks siis riigipinu, selline imelik eestikeelne sõna, et kuidas sellest meie enda digiriigi kogemusest on tegelikult kasu mitte ainult meile, vaid tervel maailmale. Ja lühidalt lugu hakkab sellest, et juba 4 aastat tagasi me asusime Eesti enda digiriiki vaatama ja siis riigi peaarhitekti Kristo Vaheriga koos ja siis vaatasime, et mis need nagu peamised probleemid on. Ja avaliku sektori digi peamine probleem on absoluutselt tehnoloogiaga seotud. Et kõik, kes vähegi tehnoloogiat tunnevad, siis selles mõttes, et avalik sektor ei ole mitte kunagi innovatsiooni eesliinil. Avalik sektor on alati seal kuskil taga ja rohkem me räägime nagu mõtteviisi ja kultuuri ehitusest. Aga kui me läheme natukene täpsemaks, siis avaliku sektori probleemideks on näiteks hanked, tohutu peavalu on kohe, kõik, kes on riigihangetega kokku puutunud, kohe karvad lähevad turri, eks ju. Ja kindlasti on niisugune probleem nagu taakvara, ehk siis mida inglise keeles kasutatakse legacy sõna all, ehk siis mingisugused vanad komponendid ja keegi kuidagil natukene hoiab seda püsti, aga samas ei tööta, eks ju. Ja küsimus on siis see, et kuidas neid nagu probleeme adresseerida selliselt, et see kogu asi oleks nagu kestlikult töös ja laias laastus see viitab tagasi sellisele asjale nagu juhtimisarhitektuurile või governance architecture, ehk siis kuidas sa ehitad need samad protsessid üles ja nagu paneelis oli juttu, et kuidas sa ehitad seda kogukonda tegelikult. Aga mõningad tehnoloogilised võtted on ka. Ja hästi lihtsad asjad, kui siin on nagu ikkagi nagu natukene tehnoloogiline konverents, on see, et üks avaliku sektori digiprobleemidest on olnud see, et kogu keerulisi infosüsteeme, me võime kujutada näiteks, et see mummukene siin on näiteks EMTA, maksuamet, või see on siis näiteks Sotsiaalkindlustusamet, või see on siis näiteks Tervisekassa, aga ükskõik missugune suur ja keerukas infosüsteem. Ja eks ju tehnikutele on tegelikult need asjad nagu väga lihtsad ja selged. Praegusel hetkel riigid, ja mitte ainult Eesti, Eestis on juba läheb vaikselt paremini, aga üldiselt avalik sektor teeb hästi suuri mahukaid hankeid, mis sisuliselt tähendab ka, et selle sama süsteemi enda ehitamine on nii-öelda monoliitne. Seda ehitatakse ühes tükis ja muudatuste tegemine, seal on hästi vaevarikas.
Aga jällegi, nagu kui siin on mõningad tehnikud ka veel ruumis, siis erasektori poolt on hästi ammu juba tegelikult kasutatud nii-öelda mikroteenuste arhitektuuri, mis näeb umbes siukene välja. Et sul on see sama asi, suur keerukas infosüsteem, aga see tegelikult koosneb väikestest juppidest ja sa saad neid ära vahetada ja ristkasutada ja taaskasutada ja nii edasi. Ja seal on mõningad veel tehnilised aspektid ka, aga üldjoontes see on see muudatus, mida me teeme. Me oleme suutnud Eestis tegelikult viia läbi mitmeid piloote, katsetada seda, ja kui ütleme erasektori poolt vaadates mõned niisugused vilunumad tehnikud ütlevad, et kuule, mikroteenused on juba nii vanakool, et siin on juba järgmised tulemas, siis tuleb ikkagi ära märkida, et avaliku sektori probleemid on fundamentaalselt teistsugused. Et avaliku sektor, nagu ma rääkisin, alati jookseb innovatsioonil järgi ja see asi, mis meie töö on, eriti veel praeguse maailma kontekstis, kus, ütleme, laias laastus see probleem on see, et see muudatuste intervall, ma ei tea, 15 aastat tagasi see, et vajutad nupule, tuleb takso, see oli selline tõeline alkeemia, eks ju. Praegu on täiesti normaalne, eks ju. Aga see muudatuste rakendamise intervall läheb aina kiiremaks. Ja nüüd see probleem tegelikult on see, et ma arvan, et ei ole mõtet öelda, et me peame olema niimoodi terava lõiketerana kogu selle innovatsiooni ees, sellepärast, et see ei ole võimalik, avalik sektori ülesanne on teistsugune. Aga ma arvan, et see, mis me peame tegema ja mis on meie peamine ülesanne riigina, on ehitada sellist kohanemisvõimelist kultuuri. Ja see, millega mina tegelen, on siis nende tööriistade väljamõtlemine. Hästi lihtsustatult, et kuidas sa saad väikseid juppe taaskasutada ja ristkasutada ja niimoodi säästes kulusid. Sellega ma tegelesin laias laastus siis mingisugune kuni selle pandeemia alguseni, aga nüüdseks on sellest kõigest saanud selline asi, tõesti, mille projekti nimi on, mille nimi on GovStack. Seal on veebileht ka olemas, kui keegi tahab vaadata ja tunneb hiljem huvi, siis mõte ongi nüüd selles, et vaata see mõte, et sa teed sellise Lego klotsi klasti ja siis jagad neid klotse ja tõstad vastavalt ümber, see tegelikult siin ei ole midagi uut, eks ju. Et kunagi jällegi digiriigi ekspertidel kindlasti on teada, et kunagi oli selline XD bütiskeem ja seal oli selline MISPI diagramm, mis sisuliselt tähendas sama asja, et teeme asju mikroteenustena. Aga mis on vahepeal muutunud ja see on jällegi võib-olla selline üleminek jällegi eelmise paneelivestluses on see, et pandeemia on fundamentaalselt muutunud riikide vajadusi digitaliseerimisel. Hoopis suurem huvi on tekkinud ja tahtmine ja ütleme, kõik need asjad, mida digiriigi inimesed on juba viimased 20 aastat käinud ja tilgutanud, siis järsku on see, et nüüd on vaja. Probleem maailmas on see, et igaüks leiutab oma jalgratast jätkuvalt ise. Ja veel suurem probleem on selles, et maailmas tegelikult puudub hästi paljudel riikidel kompetents. Ehk siis puudub need inimesed, kes oskavad seda igapäevaselt hoida ja kaitsta, puudub see teadmine, kuidas seda üldse tehniliselt üles panna ja nii edasi. Ja toimub meeletu raha raiskamine. Selles mõttes me räägime ikkagi siin kümnetest, sadadest, miljarditest eurodest, mis kõik riigid panevad oma riigipinu alla, oma riigi digiriigi ehitamisele, ja sealjuures neil puudub tegelikult igasugune plaan. Ja nüüd koos siis oma partneritega, millest kes peamine võib-olla on ITU, kes on siis Rahvusvaheline Telekommunikatsiooni Liit, nende roll maailmas on siis panna paika kõiki digistandardeid, et ma ei tea, et see, et te saate Bluetooth kõrvaklappidega on kahe standardi organisatsiooni on ITU ja IEEE selline ühine pungestus, see, et meie nüüd üldse mingisugused Wi-Fi'd ja asjad töötavad ja see sama, et see Elisa mass seal Hiiumaal võib-olla saaks üldse mingit signaali saata, see kõik on seotud selle standardite kokkuleppimisega. Aga lisaks on meil veel sakslased ja lisaks meil on veel ameeriklased. Ja vaata, kui on mõte selles, et me ehitame taaskasutatavate Lego-klotside kasti, mida erinevad riigid saaksid kasutada ja ütleme, et lihtsustada ja arusaadavaks teha, siis kõige lihtsam näide sellist taaskasutatavast asjast, mis Eestis on juba vaikimisi inimesed mõistavad, on digiidentiteet. Ma ei tea, võib-olla paljud ei tea, eks ju, et Eesti ise kopeeris digiidentiteedi tehnilise osa Soomest, juriidilise osa Saksamaalt, me panime selle ise omamoodi kokku
ja siis tegelikult inspiratsiooni hiljem sai ka Jaapan. Aga samamoodi näiteks selle tehnoloogilise poole pealt, ehk siis koodi poolt, tegelikult, et kui me räägime, ma ei tea, Somaaliast või Keeniast või ma ei tea, näiteks Vietnamist või ma ei tea, Indiast, siis tegelikult see on skaala erinevused on erinevad ja kultuuri kontekst absoluutselt erinev. Õiguslik ruum on veel erinev. Aga fundamentaalne bürokraatia on tegelikult Eestis ja Hiinas sarnane. Selles mõttes, et kui me räägime baasbürokraatlikest protseduuridest, vahet ei ole, loomulikult ma saan aru, et Hiinas on suure venna mõte ja meil üritame pigem sellist väikest ja sõbralikku venda, kes ei tule sinu kallale ehitada. Aga me räägime väga fundamentaalsetest bürokraatiaprotsesside, rutiinsete protsesside automatiseerimisest ja kui me vaatame kõhtu näiteks digiidentiteedile, või me vaatame kõhtu, kuidas on rahvastikuregister või mingisugune autoregister, eks ju, kokku pandud, siis tegelikult ütleme mingisugune Curaçao, mis on siis mingisugune 800 000 elanikku ja India see lõpuks on sama asi, jah, see skaala on teine, ilmselt on mingid turvanõuded ja riskiastmed ja erinevad asjad, aga mingid osad on tegelikult suhteliselt sarnased. Lõpuks on ikka sul, ma ei tea, Volvo ja tal on mingi number ja mingid omadused, eks ju. Tegelikult on hästi palju selliseid asju, mis rutiinses bürokraatias on võimalik tegelikult tehnoloogia mõttes koppida, aga ära on unustatud hästi palju selle kõige kontekstis see, et hästi paljud inimesed arvavad, et nagu avatud lähtekood või open source, et see on tasuta. Ei ole. Selles mõttes open source on tegelikult, mis see tähendab, see on kogukonna ehitamise töö, ja see, et sul see tehnoloogia on pidevalt uuenev, värskenev, arenev, see on tegelikult väga selge töö ja kulu. Ja nüüd selle GovStackiga me ehitamegi tegelikult globaalselt sellist taaskasutatavate Lego-klotside kasti. Hetkel meil on kuskil 9 riiki, hästi paljud neist on Aafrikas, on ka Ukraina, kes on tõstnud käe püsti ja ütleb, et hakkame kohe tegema. Meil on lisaks olemas ka raha selleks, et need riigid ära, esimesed piloodid ja katsetused ära teha, et proovida, kas see kontsept, et sa võtad ühe jupi kusagilt, paned sinna teise kohta, tegelikult töötab. Aga me teame, et see töötab, sellepärast, et Eestis see tegelikult juba töötab nii. Et kui te olete kunagi nüüd näiteks seesama identiteedi asi, et Riigi Infosüsteemi Ametil on praegu see sisseloogimise moodul nimega Tara, et ilmselt olete käinud, loginud mingitesse teenustesse sisse, et ikka satub sinna samma kasutajaliidesesse. Mõndades kohtades on veel mõned asjad vanad alles, aga ennem oli lihtsalt probleem selles, et kõik teenused tegid oma jupi ja lõpuks kujutate ette, kui palju maksumaksja raha tuulde läks sellega, et igaüks ehitab oma jupi. Aga nüüd on võimalik korraga teed ühe hea jupi ja siis kõik kasutavad, eks ju. Kuluefektiivsus on ilmselt mõistetav, aga veelgi enam tegemist on ikkagi kompetentsi hoidmisega ka. Sellepärast, et kui kõik teevad natukene midagi kusagil, siis ütleme, sa ei ole parim spetsialist selle autentimise teemal. Aga kui sa kasutad parimat spetsialiste autentimise teemal, siis sellest on kasu. Aga veelgi enam, neid parimad spetsialiste tegelikult on võimalik üle piiridega kasutada. Ehk siis, et samamoodi näiteks Aafrika riikides, kus ei ole väga palju võib-olla sellised ma ei tea, krüptograafia spetsialiste või küberturbe eksperte, et see kompetentside tase ei ole veel jõudnud sinna, või ka mingisuguse spetsiifilisi, näiteks digiriigi arhitekte on maailmas väga vähe, siis tegelikult on võimalik seda kompetentsi ka üle piiride jaotada. Ja nüüd hästi tore on rääkida ka eesti keeles. Selle pandeemia ajal mina olen teinud neid asju kogu aeg ainult selle sama kõndin ringi ja teen inglis keeles. See on esimest korda, kui ma üle pika aja teen seda eesti keeles. Et eriti suur asi on, mis on ka uudised, on see, et eelmisel nädalal meil oli siin samas saalis natuke aega tagasi oli Tallinna Digital Summit, kus me sõidutasime igasuguseid toredaid riike ja vippe inimesi kokku. Ja peale seda me panime veel 40 inimest Naissaarele lukku, kes olid tulnud, igasugused tähtsad inimesed olid kokku tulnud. Ma ütlesin, Kemps on väljas, netti pole, nüüd tantsime ja räägime asja.
Ja see, mis seal Naissaarel juhtus, see oli siis kogu selle GovStacki nii sisutehnikute kui ka, ütleme, niisuguste vippide. Sain isegi järgmise ÜRO peasekretäri nagu tantsima seal, ma olin väga õnnelik selle üle. Mis see kogemus on ja miks ma seda jagan, on siis see, et ma sain nendele inimestele silma vaadata päriselt ja ma nägin, et nende süda on õiges kohas. Nad ei ole jobud, nad ei taha paha. Ja mul on nüüd see kindlus, et me saame selle võrdlemisi ambitsioonika globaalse projekti tegelikult ka tagumikust välja tõmmata. Aga mis see siis lõpuks tähendab? Eelmisel nädalal me onboardisime GovStacki projekti Singapuri ja India digiriigid kogu oma tehnoloogiatega, mis tähendab, et me saame need riigid, kes juba toodavad üsna suures mahus neid samu väikseid mooduleid, siis me saame hakata kasutama globaalselt nii Eesti, Singapuri kui India oma, vastavalt igale kontekstile. Ja see kogu skeem hakkabki tööle siis, kui on olemas kriitiline mass nii arendajaid kui ka riike. Ehk siis, et sellist asja on väga raske teha näiteks Eesti-siseselt, sest Eesti on ikkagi kärbse sittkaardil. Suhteliselt väike riik, meil on nagu väga vähe arendajaid kokkuvõttes suures pildis. Ja selleks, et üldse niisugune asi toimiks, või nüüd lihtsustatult jällegi, et ma olen võib-olla rääkinud võib-olla liiga abstraktselt, aga et aru saada, et millega siis GovStack tegeleb, on siis see, et kõigepealt on vaja kokkulepet põhimõtteliselt spetsifikatsioonides või spekkides, nagu inglise keeles öeldakse. Eks on vaja kokkulepet, et mis mingi asi tegelikult ikkagi päriselt tähendab. On vaja teha see kokkuleppe niimoodi, et kõik osapooled osalevad ja kaasatud ja nii edasi. Ja on vaja kasutada hästi palju ka juba olemat teadmist. Meil on praegu projektis juba umbes 200 maailma tippspetsialisti erinevates valdkondades, seal on hästi palju Eesti ettevõtjaid. Ja kui keegi tahab liituda, siis govstack.global, seal saab üles ennast kirjutada, et selles sisutöös tingimuste ja kokkuleppe loomisel. Selles me lepime kokku näiteks, mis asi seda identiteet tegelikult on, mis asi on andmevahetus, mis asi on näiteks nõusoleku teenus või consent management, mis asi tegelikult on üks register ja mis on selle omadused. Ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Nüüd, kui meil on kokkuleppe olemas, ehk siis spekid, siis tegelikult on vaja ka niisugust asja nagu põhimõtteliselt kõige lihtsam on seda selitada nagu App Store'ina. Ehk siis, et tegelikult riigitehnikutel on vaja niisugust kohta, kuhu sa saad minna, vaadata, mis on juba olemas. See usaldus selle koha kohta on hästi oluline, ehk siis aga töötab laias laastus nagu App Store, ehk siis, et sa tõmbad mingi jupi alla ja kui update on vaja, siis vajutad samamoodi sinna nupule. Aga see, mida GovStack sisuliselt teeb, on see, et ta lepib globaalselt kokku kõikide tippspetsialistide vahel parimad praktikad, paned paika need tingimused, millised äpid on kosher ja millised ei ole. Hästi oluline näiteks selle puhul on see, et me tegelikult ju ei taha, et Hiina suure venna moodul oleks meie identiteedi moodulis näiteks sees. Et me ikkagi tahaksime, et meil oleks mingi ülevaade. Ja see sama turuplats tegelikult töötab siis nii-öelda kahepoolse turuna, ehk siis, et erinevad tootjad, teenusepakkujad, valdav osa sellest kogu stackist või pinust saab olema open source, ehk siis taaskasutatav, aga kindlasti on seal ka nii-öelda demand side, ehk siis riigid, kellega me juba praegu väga palju tööd teeme, ja kus me proovime siis tegelikult kasvatada seda oskust ja pagasit ja teadmist. Aga mis on selle kogu asja point? Et tegelikult need tööriistad, mida me praegu globaalselt Eesti teadmise ja tarkuse põhjal loomas oleme, ja see arhitektuurne mõtlemine, mida me siin kogenud oleme, sellest tegelikult saab globaalse valitsemise, loodetavasti siis arhitektuur ka pikemas perspektiivis. Kasutatakse ka sõna standardeid, aga tegelikult me veel standarditest ei räägi, aga kui see kõik õnnestub, ja minul hetkel on enesekindlus, et see õnnestub, siis umbes 10 aasta pärast me saame rääkida, et globaalne digivalitsemise standard on tegelikult Eestis loodud ja see viis, kuidas avalik sektor üldse peaks IKT tellima niimoodi, et see kogukond ja see
tehnoloogia ja kogu see niisugune ebamäärane ollus seal vahel opereeriks tegelikult kestlikult, on siinkandis välja mõeldud. Aitäh! Aitäh, Martin. Vaatame, kas küsimusi on sulle. Võib-olla ma teen oma iPadi lahti. Võib juhtuda. Võib juhtuda, et on küsimus. Aga miks sa usud, et see globaalne digivalitsemise App Store tööle läheb? See tundus, ma istusin seal, kuulasin, see tundub võimatu. See on niimoodi, see ongi rets ulme. See on päris palju ulme, see ei ole veits. Jaa, aga miks ma tunnen seda on sisuliselt see, et meil on, vaata, iga komplekssüsteemi alguses on nii-öelda algtingimused, on võtmekohad. Ehk siis see, et kuidas asjad käima lähevad. Ja see, mis seal samas NiceSire'l juhtus, mida ma lühidalt kirjeldasin, on see, et meil on tegelikult olemas kõik vajaminevad elemendid selleks. Meil on olemas head inimesed, meil on olemas tehnoloogia ja teadmine, meil on olemas rahastus, meil on olemas nii-öelda see kliendi pool, ehk siis riigid, kes tahaksid kasutusele võtta. Meil on olemas nagu see teadmine ja tarkus mitte ainult Eestist, vaid globaalselt. Ja põhimõtteliselt see probleemi lahendamine on kogukonna kriitilise massi ületamine ja praegu minul on tunne see, et me oleme sellest nagu suurest thresholdist üle. Selleks, et see kõik App Store reaalsuseks saaks, aus olles see saab tõesti võib-olla 2 aastat, võib-olla 3 aastat, sest me räägime ikkagi globaalsest bürokraatlikust menetlusest. Aga mis see Eesti kontekstis tähendab, on see, et ma küll tahaks, et näiteks 2-3 aasta pärast kõik IKT-hanged, mis koodi sisaldavad, oleksid väiksemad kui 20 000 eurot. Ja, see oleks ilus eesmärk, jah? Okei. iPadis ei ole küsimusi? Ei ole, jah. Aga ma tean, miks kohvipaus hakkab. Aitäh! Nii, enne kui ma teid kohvipausile lasen, siis üks teadane. Meil on, ma juba enne ka ütlesin, paralleeltrackid ja selle saali all, kui te lähete siit välja ja siis trepist alla, seal on siis innovatsioonisaal, kus on teised esinejad, teine lavajuht, teine publik. Kui teile mingi vaadake, äkki meeldib seal rohkem ja siis on hulk virtuaalruume, mida saab ka külastada. Aga praegu siis paus ja 11.10 ootan teid tagasi siia või kuhugi mujale. Aitäh!